Linnas mängiti jalgpalli nii parkide murul kui väljakute asfaldil, plaažil, kusjuures teatud kohtades plaažil või pargis võis sama seltskond samas kohas mängida nii 15 kui 50 aastasena. Üks koht, kus vahel veel mängiti, on jäänud mainimata. See oli niinimetatud krunt, mõtteliselt suure tähega, mis meie mõistes tähendas suurt, terve bussipeatuse pikkust ja laiust maalappi meie tundmaõpitava maailma linnapoolses servas, millel osaliselt kasvatati juurvilja, osalt aga laius seal eri suurusega punase killustikuga kaetud jalgpalliväljakuid. Seda nime lausuti koolipoiste seas ainult suurima aukartusega, peaaegu et sosinal. Ma puutusin selle mõistega kokku alles 2. klassi alguses. Kooli läksin ma kohaliku tava kohaselt 6-aastaselt, aga sotsiaalselt polnud ma selleks veel ilmselt küps, kulus terve aasta, enne kui hakkasin oma klassi poistega ka väljaspool kooli läbi käima. Sattusin kord nendega kooliõuel jalgpalli mängima. Pärast matši astus mu juurde üks poiss ja ütles: "Ma ei teadnudki, et sa mängida oskad." Ma ju ise ka ei teadnud, seda polnud mulle varem keegi öelnud, aga selja taga oli mul juba 4-aastane kogemuste pagas. Muide, tollane klassisisene jalgpallimängijate paremushierarhia jäi püsima 8. klassi lõpuni, kuigi mõned käisid vahepeal aastaid ka jalgpallitrennis. See andis tunda nende treenituses ja teatud sisseharjutatud maneerides, aga lõppude lõpuks ei muutnud see midagi. Kes oli parem 7-selt, jäi selleks ka 14-selt. Seda olevat öelnud isegi Ungari rahvusmeeskonna ja hilisem Real Madridi legendaarne ründaja Puskás, et kedagi ei saa õpetada jalgpalli mängima. Kui 7-selt ei oska, ei tule sinust ka hiljem õiget mängijat. Mina sain aga teada, et järgmiseks päevaks oli lepitud kokku krundil matš 2. ja 3. aastakäigu poistekoondiste vahel, kuhu ka mina olin oodatud. Krundil oli täissuurusega jalgpalliväljak, seal mängisid täiskasvanud ja vilistas mustas spordiriietuses kohtunik. Ilmselt käis mingi linnaosa sisene matš. Lehes sellest ei kirjutatud, ei küündinud nähtavasti uudisekünniseni. Pealtvaatajaid siiski oli, kui mälu ei peta, mitte vähem kui telereportaaži pildi järgi mõne tuntud Tallinna meeskonna mängudel. Aasta oli 1964. Krundil ajas palli taga, askeldas või vaatas mängijaid hulk ära tehtud nägudega inimesi. Meie mängisime väikesel väljakul, kuhu meile saadeti isegi kohtunik, küll mitte mustas vormis, kuid ikkagi vilega. Mitte, et teda sinna väga vaja oleks olnud, reegleid tundsime ka ise, ent see oli päris väljak, lubjaga tõmmatud joontega ning keegi pidi ka aega mõõtma. Päike paistis, väljak tolmas, põlved olid katki, aga mängu võitsime ära. Krundiga läks aga kehvasti. Sellega juhtus nii, nagu linnas tühjade kruntidega varem või hiljem sündima määratud. Kui ma 1975. aasta augusti algul esimest korda Georgotsaga Tallinna poolt saarte vahelt öisesse Helsingisse saabusin, olin vaevu 18-aastane. See oli mu esimene reis Soome ja üldse kapitalistlikku läände. Mõni tund varem oli tulnud läbi teha närvesööv passikontroll. Seni ei saanud päris kindel olla, kas sind ikka tõesti laevale lastakse. Uuritigi pikalt mu Nõukogude välispassi, kuid lõpuks jõudsid 2 passiametnikku omavahel otsusele, et neil pole õigus mind maalt mitte välja lasta. Natuke varem olin oma silmaga näinud ka raudset eesriiet, õigemini selle materialiseerunud vormi sadama territooriumi ümber rajatud kõrge raudtara näol, millest inimesed
mõlema käega kinni hoides läbi võre oma soomlastest sõpradele või lääne sugulastele ning laeva kohal lendlevatele kajakatele järele vaatasid. Nende silmades peegeldus valu ja kirjeldamatu igatsus vabaduse või hoopis oma unistuste järele, mis tundusid neid seal teisel pool Soome lahte kusagil ootavat. Lahkujatele kingiti suuri lillekimpe, sest mida muud olekski saanud tollel ajal välismaalasele kinkida ja ehk ka seepärast, et lill oli oma ilu ja õrnusega oli kõige selle vastand, mida see brutaalselt võimukeskne süsteem endast kujutas. Avamerele jõudes hakkasid lahkujad üksteise järel saadud lillekimpe vette loopima, mis hetkeks suuri õitsvaid koralle moodustades pinnal hulpisid, et siis jäljetult vahutavate lainete alla kaduda. Mu ema nägi selles läänlaste hoolimatust, mina aga pigem spontaanset ohvritalitust laevale veel kaua järele vaatavatele Haadese elanikele, kelle igatsus aitas ka neis õnnelikes lahkujates alal hoida sädet. Sädet, mis oleks muidu ehk nende silmist ammu kustunud. Ehk nendegi silmist ammu kustunud. Taevas oli lahkuva laeva kohal õhtuselt helesinine nagu barokkirikute koplimaalil. Päike aga soojendas meid hilisele tunnile vaatamata meeldivalt. Laevateki kõlaritest kostis Una Paloma Blanca meloodia. Heledates suverüüvastes õnnelikud inimesed laulsid kaasa, rüüpasid õlut ja olid rõõmsameelsed. Korraga mõistsin, et vabadus ei tähenda pelgalt väliseid olusid, vaid seda hoovab ka inimeste olemusest ja käitumisest. Sel sumedal augustiööl sõitsid Helsingi mereäärsel teel lääneautod, majade vahel valendasid neoonreklaamid, hoolitsetud tühjad tänavad jätsid kindlustatuse, korrastatuse ja heaolu mulje. Vabaduse lõht tungis mu sõrmeisse juba tükk aega enne sadamasse jõudmist. Koos minu poole voogavate uute muljetega hingasin sügavalt kopsudesse ka vabaduse hõngu, nagu vang sigaretisuitsu, kui pole enam hulk aega mahvi saanud. Selle tundmatu, uudne aroom pani laeva tuulisel pardal kõik mu rakud võbisema.